päevast või tere õhtust. Alustame oma seminariga, et on teada, et mõned inimesed on veel tulemas, aga me siiski alustame. Ja ma väga tänan kõiki, kes te olete tulnud kohale praeguses sellises natukene keerulises ajas ja seesama aeg on tegelikult näidanud meile, et on vaja muutuseid ja seda me täna proovimegi ka läbi viia praktiliselt ja teoreetiliselt siis ennem. Ja ma ei tutvustanud ennast, parandan selle vea kohe ära, Kairi Niinepuu-Mark on minu nimi ja seminari sari Targa valiku praktikum ongi siis ellu kutsutud kogukonna algatuse Roheline vald poolt. Ja kui üks eesmärk oli meil siis jätkusuutlikke teemasid elanikkonnani viia, mida me siis täna 3. seminaris teeme, siis teine oluline eesmärk oli leida vallast neid inimesi, keda keskkonnateema huvitab. Ja mitte ainult, et huvitab, aga kes oleksid valmis ja sooviksid ise ka midagi ära teha oma kogukonnas. Ja tänasel päeval me võin öelda, et üks suur siis eesmärk on täidetud, ehk siis eelmisel Toidusalu seminaril osales üks naine, kes sai siis inspiratsiooni nii palju sellest seminarist, et ta 6 aega hiljem siinse kogukonnaga tegi siis valla teise Toidusalu. Vähe sellest võib öelda, et ta on nüüd liitunud ka Rohelise valla tiimiga ja et sellest tegelikult on veel vähe, on ta võtnud enda kanda ka jäätmemajanduse töörühma juhtimise. Et tema suur kirg on ringmajandus ja tal on plaanis teha siin Gloogal ka sellist töötuba või algatust, mis on siis seotud vanast uus põhimõttega. Et Marie Käige, kes on siis ka tänase seminari väga suur korraldaja siin koha peal, ongi see inimene, kelle me oleme leidnud ja ma loodan väga, et me leiame ka edaspidi teie seast selliseid särasilmseid ja kes sooviksid ise ka midagi ära teha kogukonna jaoks. Ja kui nüüd see seminari teoreetiline pool on läbi, siis palun vaadake siin ruumis ja siis teises ruumis on sellised kogumiskastid, mida Marie ise on teinud vanadest kappidest. Aga siis soovin teile head seminari kuulamist ja loodan, et te naudite seda õhtut ja saate siit üht-teist enda jaoks kasulikku ja kindlasti ka palun anda tagasiside-lehed, millest me saame siis teha järeldusi järgmise seminari jaoks. Ja üks suur järeldus või mida te siis ütlesite eelmisel seminaril, mida me võiksime teha teisiti, oli see, et kui nüüd teoreetiline osa on läbi, siis igal ühel ma palun öelda oma nimi, millisest külast ta on. Et eelmisel korral jäi see puudu, et teada siis, et kust inimesed on tulnud. Aga suur tänu. Järgmisena ütleb tervitussõnad vallavanem Jaanus Saat, seejärel on järg esimesse esineja Kerli Lambingu käes, seejärel kuulame Rainer Pesti ettekannet ja Anneli Ohvril lõpetab meie teoreetilise osa. Seejärel on meil väike suupiste paus, mida on siis sellised üllatused teinud meie kohalik toitlustaja ja seejärel lähme praktilise töötoaga edasi, mis on ka väga põnev, kuidas need materjalid on hangitud erinevatest jäätmejaamadest ja kõik muu selline, mida siis Argo Arovald täpsemalt ütleb, aga nüüd palun Jaanus Saat. Tervist ka minu poolt, mul on hea meel teid tervitada Lääne-Harju vallavalitsuse poolt ja mul on siiralt hea meel, et see tänane projekt on jõudnud just jäätmete sorteerimise etappi, sest selle jäätmete sorteerimise etapiga me puutume igapäevaselt ise kõik kokku ja ma tean, kui raske on seda algust teha, seda muutust teha, et hakata neid jäätmeid sorteerima, et olen enda peal seda katsetanud, olen seda nüüd juba peaaegu pool aastat teinud ja see lõpptulemus tegelikult, kui vähe seda prügi tegelikult ühel hetkel välja viid, et see on hea tulemus, mis on nagu käega katsutav ja näha. Et ma soovin teile head seminari, ma loodan tõesti, et te saate siit uued teadmised kaasa ja te lähete siit palju puhtama edasi, kuidas siit täna olite. Aitäh teile!
Nii, tere õhtust ka minu poolt. Mina olen Kerli Lambing, töötan Lääne-Harju vallavalitsuses keskkonnaplaneeringute osakonnas ja sain sellise mõnusa väljakutse rääkida teile täna jäätmemajanduse eesmärkidest ja ka väljakutsetest, et siin on see Lääne-Harju vald küll sõnana, aga olles siis sellise 9-aastase töökogemusega omavalitsuse sektoris ja jäätmemajandusega seotud, siis ma julgeksin oma isikliku hinnangu põhjal nagu üldistust teha ja öelda, et siia võib panna sisuliselt ükskõik millise teise omavalitsuse nime ja need eesmärgid, mis tulenevad meile siis Euroopast ja võib-olla ka Eesti riigi poliitikast, on ikkagi ühetaolised ja ka need väljakutsed siis mõnede pisinüanssidega olenevad siis piirkonna eripäradest, kipuvad olema ikkagi ühesugused. Nii et kui siin saalis on täna mõne teise omavalitsuse inimesi kuulamas, siis ma teen sellise, ma julgeks öelda, pinnavirvenduse siis sellest, mis me jäätmemajanduses omavalitsuse vaates siis näeme. Ja ükski jäätmeseminar ei alga üldjuhul sellest, et me ei puuduta tarbimist. Et miks me seda teeme, on see, et me tarbime üha rohkem. Me tarbime üha rohkem, kui keskkond meile suudab seda pakkuda. Ja see tähendab seda, et nii nendest toodetest kui ka sellest toodete tootmisest tekkiv keskkonnamõju on üha suurem ja suurem. Ja tegelikult selline tarbimis ehk siis lineaarne majandus, nagu meil täna on, tekitab rohkem jäätmeid. Nii et jäätmekäitlus täna tegelebki siis selle lõpuosaga, ehk siis me võtame, me toodame ja me viskame ära, ehk siis see jäätmete osa on see, mis meil hakkab silma kogu sellest mudelist, sest tarbimine on tehtud meile üsna lihtsaks, aga jäätmete äraandmisega meil hakkavad tekkima siis praktilises elus erinevad probleemid ja miks see nii on, seda me siis saame ka täna siin nii minu kui ka järgmises ettekannetes siis käsitleda. Ja on siis jõutud arusaamisele, et me võiksime minna üle ringmajanduse mudelile, ehk siis võtta loodusvaradest maksimaalselt seda kasu ja vähendada nõudlust siis uute loodusvarade järele, ehk siis kogu sellises etapis me pöörame üha rohkem tähelepanu nendele olemasolevatele materjalidele, toodetele, kuidas me saame neid võimalikult kaua kasutada, kuidas me saame enda vana anda näiteks kellelegi teisele või siis ka ise seda teise vana kasutada, ehk siis see korduskasutuse osa. Kindlasti, et me võiksime asju rohkem parandada, mõelda selle peale, kuidas seda teha, ja siis see ringlusse võtmine siis ka siia juurde. Nii et see on siis selline tulevikku vaatav, väga lihtsustatud küll joonis, et siin on kindlasti väga palju oma igas etapis oma nüansse, mis on teatud osades ka võib-olla keerukad, aga üldises plaanis peaks olema siis nii, et meil ei ole enam jäätmeid või et me mõtleme jäätmetest kui ressursist. Ja siin siis jäätmehierarhia selline klassikaline vaade, ilmselt paljud teist on seda ka kusagil oma elus mingil hetkel näinud ja eesmärgid siis siin kõrval, et kõige olulisem eesmärk on ikka jäätmetekke vähendamine, ehk siis kõik, mis on seotud meie tarbimisharjumustega, mis ei ole kerged muutuma, aga millele me peame üha rohkem siis rõhku panema ja jäätmetekke vähendamise või vältimise osasse kuulub ka siis see korduskasutus, ehk siis korduskasutuse juhul me ei räägi jäätmetest, vaid me räägime siis materjalidest ja toodetest. Ja ringlussevõtu ja taaskasutuse sihtarvud, need on ka kindlasti meedias teile jäänud silma, siin vahepeal tehti sellist kõrgemat matemaatikat ja arvutati ühte ja teistpidi, aga reaalsus on siis selline, et aastaks 2035 peab olema 65% olmejäätmetest ringlusesse võetud, ehk siis sellel joonisel need kaks heledamat rohelist plokki, ehk siis ettevalmistamine ja ringlussevõtt. Ja kindlasti on oluline ära mainida ka see, et jäätmete ladestamine ehk siis prügilasse viimine peab samuti vähenema ja ka siia on siis sihtarv määratud, ehk siis aastaks 2035 kuni 10%. Sinne vahele jääb ka see muu taaskasutus, ehk siis näiteks põletuse osa, nii et kui me siit seda matemaatikat teeme, siis ka seda piiratakse, sest see põletuse osa on see, et me tegelikult võtame sellest materjalist viimast, aga meil see ringlussevõtu komponent jääb seal ära. Et seda on siis oluline meeles pidada. Ja need on siis suured eesmärgid, mis on võetud ja kuidas siis omavalitsus kogu selle jäätmehoolduse korraldusega kokku puutub.
et ka seaduse järgi siis on omavalitsuse üks põhiülesanne jäätmehoolduse korraldamine, seda ütleb meile ka kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, ütleb jäätmeseadus ja mitmed teised õigusaktid. Kuidas seda siis reaalselt päriselus tehakse, on see, et ikka algab kõik ka eesmärkide seadmisest, ehk siis strateegilisest plaanist ehk jäätmekavast. Sellega pannakse siis paika sellised nii-öelda sihid ja ka teatud mõttes siis tegevused või suunad, et kuidas me siis ühte või teist eesmärki täitma hakkame. Ja kuidas me seda teeme, siis need detailid lähevad kirja jäätmehoolduse eeskirja, see on kohaliku omavalitsuse selline õigusakt, määrus. Paljud teist on seda tõenäoliselt ka lugenud, seal on siis tõesti üldised küsimused alates sellest, et mitu jäätmeveo piirkonda meil on, kuni siis selleni, mis värvi on meie kogumismahutid või mis suurusega nad on või tõesti, et kui tihedalt me peame neid siis välja viima. Kogumise korraldamine on juba see praktiline elu, ma järgmisel slaidil ka räägin, et mida see siis endast hõlmab. Täna siis on nii-öelda õiguslik pool annab meile selleks 3 sellist võimalust või lahendust ja kogumise korralduse juures siis kõrvuti kindlasti teavitustööga, mis on tegelikult üks keerukamaid, et kuidas siis elanikeni selle teemaga kõigega jõuda. Ja olulisel kohal ka järelevalve, ehk siis seda me teeme ka erinevat nii-öelda moodusega, et üks on siis see, mis puudutab registri põhist kontrolli, et meil on asutatud jäätmevaldajate register, nii nagu seadus ka siis jälle ette näeb, ja selle järgi me vaatame nii-öelda sellist üldist pilti, et kes meil on korraldatud jäätmeveoga liitunud, kui ei ole, miks ei ole ja nii edasi, et selle järgi siis tehakse selline esmatasandi järelevalve. Ja muidugi ka siis sinna alla lähevad vabastuste kontrollid ja ka see, kui me reaalselt siis kusagil seda prügi leiame, et mis siis menetlustoimingud seal siis tuleb ette võtta. Ja ikka see ring siis lõpuks jõuab jälle tagasi sinna eesmärkide seadmiseni ja niimoodi see käib, et need päriselu probleemid jõuavad ka siis sinna strateegiasse, eesmärkidesse ja sealt siis läheb jälle nagu uue ringiga käima. Lühidalt siis sortimiskogumisviisidest, et neid on 3, nagu ma ütlesin, kõige ulatuslikum või suurem on korraldatud jäätmevedu. See on siis avalik teenus, mida kohalik omavalitsus hangib riigihanke seaduses ette nähtud tingimustel ja sellega me siis kogume kokku igapäevaselt tekkivad jäätmed. Ta on oma olemuselt selline üsna mugav teenus, inimesel kodust viiakse need jäätmed ära ja jäätmeveoga siis hõlmatakse erinevat liiki. Et kunagi algusaegadel võrdlus korraldatud jäätmevedu siis segaolmejäätmetega, ehk siis me kõik panime ühte kasti, aga täna me juba eristame ka siis korraldatud jäätmeveol neid liike, ehk siis lisaks paber, papp, biolagunevad jäätmed, suurjäätmed. Ja mis nagu eesmärgiks on Lääne-Harju vald võtnud, on see, et me tahame seda teenust ühtlustada. Et täna meil on siis, ütleme, omavalitsuste liitumisjärgne olukord, aga meil on jätkuvalt neid veopiirkondasid nii-öelda nagu lahku löödud, et iga endine vald on eraldi ja see teenus on tegelikkuses väga erineva ka ülesehitusega ja nii-öelda siis tegelikult elaniku jaoks nagu erineva kvaliteediga ja muidugi ka siis see hinnapoliitika on äärmiselt erinev ja ka lisateenuste nimekiri, nii et eesmärgiks oleme siis võtnud selle, et neid piirkondi tuua kokku ja korraldada siis kogu valla jaoks üks ühine jäätmeveo siis hange nii-öelda. Teine võimalus on jäätmejaamade kogumispunktidega kokku koguda ja siin on siis loomulikult eesmärgiks taristu arendamine, tihendamine. Seal on kindlasti küsimuseks ka see rahaline pool, et need investeeringud ei ole sugugi odavad, et kuidas siis seda niimoodi mõistlikult planeerida, et jääks inimestele nii-öelda sobivasse kaugusesse, oleks mugav kasutada. Ja üks oluline selline märge siin juures on see, et korraldatud jäätmeveo nimistust te ei näe neid pakendi jäätmete osa, et meile tundub nagu hästi loomulik, et see on see, mida meil igapäevaselt tekib ja me tahaksime seda korraldatud jäätmeveo raames ära anda, siis pakendiseadusega on pandud pakendite kogumine pakendiettevõtjate kohustuseks. Nad teevad seda üldiselt läbi siis pakendiorganisatsioonide
ja tänane mudel on eelkõige see, et seda lahendatakse läbi kogumispunktide kogumise. Ja see ei ole kindlasti inimese jaoks mugav, sest meil tekib väga palju pakendeid ja see eesmärk on siis jõuda koostöös nendega esialgu vähemalt tiheasustusaladel tekkekohal kogumiseni, ehk siis nii-öelda see kollase koti teenus, mida meilt ka väga palju küsitakse. Ja teine võimalus, mida me tegelikult oleme ka juba kaalunud, on see, et me korraldatud jäätmeveo teenusesse siis lisateenuse valikuna püüame selle sinna sisse ka panna, nii et ühte või teistpidi ta ikkagi nii-öelda inimesele lähemale peab jõudma. Ja kolmas viis on siis kogumisringidega jäätmeid kokku koguda. Need on siis eelkõige sellistele jäätmetele, mida meil võib-olla nii palju ei teki, ütleme siin Lääne-Harju valla näitel siis ohtlikud jäätmed ja see võiks siis olla selline hajaasustusaladel kasutatav mudel, aga kui näha näiteks, et Tallinna linn seda ka väga edukalt rakendab, siis miks mitte ka mujal seda jätkata. Need on siis 3 sellist põhilist kogumise, sortimise viisi täna. Selline väike ülevaade siis ka, et kes ei ole kasutanud, selline veebirakendus on nagu kuhuviia.ee, kus on siis võimalik neid avalikke kogumiskohti ja jäätmejaamasid ka sellises kaardikuvas vaadata. Nii et siin te saate siis ka esmase info kätte, kui kellelgi on vaja mingid jäätmeid ära anda. Et üsna hästi on ta senimaani toiminud. Ja nüüd on need väljakutsed. Et nendest avalikest kogumismahutitest ja kogumispunktidest me oleme rääkinud ja tihti meid tervitab seal selline nii-öelda pilt siis. Ja seal on olemas need sildid, ära panna prügi maha, pakendide kastidel on olemas need märgised ja ikkagi leiavad inimesed, et sinna võiks tuua kokku mida iganes. Ja kahjuks see tähendab tihti seda, et need tekivad väga kiiresti, sellised kohad, et kui me käime neid ka läbi, siis näiteks esmaspäeva õhtul ei ole midagi ja kolmapäeva hommikul, kui tuleb auto pakendikonteinerit tühjendama, siis ta enam sinna ligi ei pääse. Ja jällegi jääb see tühjendusintervall nii-öelda vahepeal vahele ja siis me peame hakkama tegelema sellega, et see sealt kõik nagu ära viia. Ja need ei ole üldjoontes pakendid, mis sinna tuuakse. Et ka see konkreetne näide, et ma julgeks siin öelda, et selline 99% sellest on lihtsalt kellegi nii-öelda kuurist leitud täiesti segamini prügi, et üht-teist saaks ka pakendikasti panna, aga tõesti selline pilt meid kahjuks siis avalikes kohtades tihti nagu me näeme seda. Ja kui hakata nüüd vaatama ka sinna kastide sisusse, siis tõesti inimesed on väga leidlikud, jällegi sinises kastis siis paber ja papp, aga sinna on toonud keegi oma terve oma köögikapi ja segapakendi kastis siis täiesti korralikud suusad. Lisaks veel muud oli seal tol hetkel ka siis terve vaip ja mida kõike veel, nii et kahjuks selline käitumine rikub ära selle kasti sisu, kui on võimalik, siis loomulikult vedaja võtab sealt selle materjali välja, aga üldiselt see ei ole ka nagu tema töö, nii et kui seal on ikkagi valdavalt kõike muud kui seda, mis seal olema peab, siis läheb raisku ka nende inimeste töö, kes seda nii-öelda sihipäraselt kasutavad ja lõpuks see kast viiakse siis sisuliselt segaolmena prügilasse. Ja kindlasti see kõige suurem väljakutse, nagu ma ennem korra ütlesin, on see elanikkonna teadlikkuse tõstmine ja et ikkagi sellest, et kuidas neid jäätmeteket üldse vältida, kuidas oma tarbimist üle vaadata. Ja ma panin siia selle sõna oskuslik jäätmete sortimine, et me võime nagu teavitada ja paberitel seda nagu ette näidata, aga sellest elu näitab, et ei piisa, et seda on vaja nagu läbi kogeda, praktiseerida, õppida oma vigadest ja siis see saab nagu sinu elu selliseks osaks, et sa oskad ka neid jäätmeid selliselt vaadata. Ja kindlasti oluline fookus on tuleviku mõttes ka nendes biojäätmetel
ja kindlasti siis ka kodumajapidamises see kompostimise osa muutub üha tähtsamaks, et me siis seda orgaanikat kasutaksime mõistlikult nii-öelda oma kodumajapidamises. Ja väljakutsed on seesama taristu osa, et ressursid selleks, kuidas neid luua, need on tihti kallid lahendused ja koostöö siis kindlasti organisatsioonidega, kes on siis nii-öelda omavalitsusega partneriks määratud, needsamad tootjavastutusorganisatsioonid ja kindlasti ka teised omavalitsused, kellega me võiksime seda taristut ja minu hinnangul ka peaksime seda taristut jagama, sest inimesed liiguvad väga erinevalt. Meil on kas või tööle minekuks mingi teine suund võib-olla ja me ei suuda nagu igale poole seda taristut selliselt luua. Nii et siin on koostöövõimalusi kindlasti küll ja veelgi. Ja muidugi järelevalve, et nagu ma ka ütlesin juba ja piltid olid näha, et tihti see nii-öelda registri vaates näeb kõik väga ilus välja, et inimesed on liitunud, neil on prügikastid olemas, tühisõite ei ole, vedu ei ole lõpetatud, aga see päris elupilt ikkagi on see, et inimesel tekib mingil hetkel suuremas koguses jäätmed, kui tavapäraselt tal ei mahu need konteinerisse ja mingisugune tung on need kohe hästi kiiresti oma koduõuest nagu ära viia ja viia siis ükskõik, mis nagu esimene asukoht on. Et see on siis selline väljakutsete plokk. Ja sellise üldharivana lihtsalt märgin siin ära, et Lääne-Harju valla kodulehele me oleme seda jäätmevaldkonda, jäätmete nii-öelda teemavaldkonda siis täiendanud. Me paneme siia jooksvalt ka seda infot jälle ülesse. Siin on siis kõik, mis vähegi meil seni on õnnestunud kokku panna. Et nii liigiti kogumisest, jäätmeveost ja kogumismahutite osa on ka siin olemas. Siin ei ole täna veel seda kompostimise ja biojäätmete käitluse osa, me seda materjali oleme kokku juba kogunud ja ma loodan, et ka sellest tänasest seminarist siis tuleb mingisuguseid värskemaid mõtteid, et kuidas seda lihtsamalt sellist juhist inimestele teha. Ja kindlasti on siin oodatud ka teie kõigi nagu mõtted, et kas ja mida võiks nagu veel kajastada või mis on puudu, nii et seda tagasisidet me kindlasti ka ootame teie käest. Nii et kutsun teid üles siis kindlasti kodulehel ka vaatama ja meiega siis kontaktis olema, kui miski teeb jäätmevaldkonnas muret. Et see on hästi kiire selline, nagu ma ütlesin, pinnavirvendus sellest, mis meil jäätmevaldkonnas toimub. Ja minu poolt siis oleks lühidalt hetkel kõik. Tere õhtust! Põnevad teemad, need jäätmekäitluse teemad. Minu nimi on Rainer Pesti. Oma hariduselt ma olen IT-juht, päris pikalt töötanud ennem Ragn-Sellsi siirdumist panganduses. Panganduses oli niisugune lugu, et keegi sünnipäevadel ei küsinud, et kuidas börsidel läheb või kuhu investeerida. See ei huvitanud nagu kedagi, aga sellest hetkest, kui ma läksin Ragn-Sellsi tööle, siis iga sünnipäev sa tead, et ühel hetkel keegi tuleb ja küsib et kuuleks neid pakendid peab ikka tegelikult pesema või et tegelikult tuleb ikkagi üks auto ja kallab lõpuks kõik kokku. Ja iga üritus on läinud niimoodi, et see on väga põnev ala. Nendele küsimustele me vastame ka täna. Ma 2 sõna räägin teile Ragn-Sellsist, see on uskumatult põnev lugu. Ragn-Sells on pereettevõte, 140 aastat vana, olnud täpselt ühe ja sama pere käes, kõik need 140 aastat. Kui vahest loete Kalevi šokoplaadi pealt või mingi õlletootja pealt, et nad on ka 140 aastat, aga nad on otsinud enda juuri, siis Ragn-Sells ongi konkreetselt üks pereettevõte ja see keeruline nimi Ragn-Sells, see tuleb selle mehe isa nimest, Ragnar Sellberg. Ja täna Erik Sellberg on siis 3. põlvkond, juhib seda ettevõtet ja hästi palju Ragn-Sells keskendub täna grupi tasandil ringmajanduslahendustele, et sellist nagu klassikalist jäätmevedu, mille järgi me Ragn-Sellsi Eestis tunneme, siis teistes riikides Ragn-Sells enam üldse ei teegi. Et väga palju Ragn-Sells keskendub tööstuslahendustele ja uutele väga põnevatele innovatsioonidele.
Anneli räägib biojäätmetest, eks ole, et järgmisena, et siis Ragn-Sellsil on ka seal biojäätmete maailmas väga põnevaid nagu lahendusi, mida me oleme testinud ja teinud. Et kuidas põhimõtteliselt biojäätmed tagasi toiduks toota. Kui me mõtleme selle peale, et mis on viimase 50 aasta selline kõige nagu suurem muutus maailmas toimunud, eks ole, siis tavaliselt meil tekib võib-olla selline tehnoloogia assotsiatsioon, aga see kõige suurem muutus, mis maailmas 50 aastaga on toimunud, on populatsiooni kasv ja see on see, mis tänast maailma tohutult mõjutab. Kui te kujutate korraks seda ette, eks ole, et võttis umbes 100 000 aastat, et me jõuaksime rahvaarvuni 3,5 miljardit. Ja see juhtus 67. aastal, kui planeedi rahvaarv kasvas 3,5 miljardi inimeseni. Ja sealt edasi 50 aastaga me oleme jõudnud circa 8 miljardi inimeseni, eks. Et kui ma kasutan siin Aleksei Turovski sõnu, siis Aleksei Turovski ütleb, et inimese levik on võtnud epideemilised mõõtmed ja see ei ole enam normaalne rahvastiku kasv. Ja me näeme seda, et aastaks 2050 meil on juba 11 miljardit, kes kõik tahavad samu ressursse, samu vett, eks ole, sama naftat, sama plastikut, iga päev uusi riideid, kogu aeg tahame, ja see tarbimise maht nagu järjest kasvab. Miks see 3,5 miljardit on maagiline number, on sellepärast, et tegelikult kui teadlased täna teevad arvutusmudeleid, siis nad ütlevad seda, et selle tarbimise mahu juures, mis planeet täna tarbib või ütleme rahvastik tarbib, siis see planeet suudab tegelikult ära majandada 3,5 miljardit. Aga meil on 2 korda rohkem kui 2 korda rohkem. Ja on selge, et kõik see nagu varem või hiljem eskaleerub. Veel sellel hetkel, kui ma 8 aastat tagasi Ragn-Sellsi läksin, siis ma hakkasin hirmsasti ennast harima selles keskkonna teemal ja siis oli ka veel näha nagu väga selgelt seda, et teadlased vaidlesid ka selle üle, kas inimesel on tegelikult nagu mõju nendele kliimamuutustele, on ju. Täna naljaga pooleks võib öelda, et maailma on jäänud 2 inimest, eks üks on Ameerikas, eks ole, 2 tükki on Eestis, eks ole, kes veel ütlevad, et inimesel kliimamuutustele mingisugust nagu mõju ei ole, aga täna teadlased, tõsiselt võetavad teadlased on kõik need mudelid teinud ja nad näevad nagu väga hästi neid korrelatsioone, et samas korrelatsioonis, mis on kasvanud rahvastiku arv, on kasvanud energiatarbimine, vee kasutamine, transpordi jalajälg, väetiste teema, see tegelikult haakub selle biojäätmete teemaga. Kuidas on kasvanud samas korrelatsioonis nii-öelda CO2 hulk, kuidas me oleme lõiganud maha samas tempos nagu vihmametsi, mis on maailma kõige suurem nii-öelda elusorganism, mis suudab täna CO2 siduda, ja asendanud selle ühe kõige suurema CO2 või metaangaasi tekitajaga, mis on põllumaa, agrikultuurideks. Ja neid nii-öelda korrelatsioone on väga-väga palju, aga ma nendel ei peatu. Et isegi kui me nagu seda CO2 muutust ja kliimasoojenemist nagu silmaga nagu ei näe, siis on nagu väga palju selliseid nagu asju maailmas, mida on nagu selgelt näha, et me oleme nagu tegelikult selle maailma nagu pekki keeranud, on ju. Ja see on pilt nagu Indoneesiast, et see mille mehe töö, et võib-olla tema vanaisa käis siin kalal, eks ole, selles järves, eks ole, aga tema käib kilel, et lähebki reaalselt hommikul kilele, korjab sellest järvest, siis kui on hea päev, saab näiteks päeva lõpus kokku ostust $4, on ju. Aga me kõik saame inimestena aru, eks ole, et igasugune ökosüsteem selles järves on surnud. Mis pildil? Näitan seda tavaliselt lastele. Ja, super, see on üllatusmunade sisud. See lugu, mis ma tahan alati lastele rääkida, on see, et eelmise kõneleja slaidide peal oli ka see jäätme hierarhia, et see sõnum nagu lastele on alati see, et on väga okei, kui me tahame nagu asju nagu osta, mingid kinder surprise. Küsimus on selles, kui palju, kui tihti. Mul on endal tütar ja me peame neid vestlusi viimasel ajal üha vähem, aga me oleme neid vestluseid nagu pidanud, et miks ma ei saa iga päev, sest kõik, mida me tarbime, sellel on tegelikult päeva lõpuks mingisugune nagu jalajälg. Ja meie nagu Ragn-Sellsist näeme seda hästi, et jälle nagu tuleb mingisugune plahvatus, eks ole, mingi moetrend, mäletate seda spinnerite värki, et kõik tahtsid neid spinnereid ja seal ei olnud küsimus selles, et kas ma oskasin neid trikke teha selle spinneriga või mitte, ma lihtsalt tahtsin spinnereid, ma tahtsin roosat, ma tahtsin kuldset, ma tahtsin mingid valguskiire pritsiks, eks ole, mis teeks nagu heli, ma tahtsin vähemalt 10 spinnerit, sellepärast et klassivennal oli ka neid, eks ole, ja siis läks 3 kuud mööda, põmdi, sa näed neid nagu varsti prügikastis ja
Ja ma ei ütle, et lapsed ärge oske spinnereid, ma ütlen, et võib-olla piisab nagu ühest, on ju. Ma sellel pildil ei peatu, aga see on selles suhtes huvitav pilt, et need linnud on pildistatud Chris Jordani poolt 2500 meremiili esimesest inimasustusest. Et see näitab nagu seda, et see reostus, mida me oleme tekitanud, see on jõudnud kõikjale ja me süüdistame plastikut siin, et plastik on paha, aga tegelikkuses on hoopis meie kui tarbijate nii-öelda käitumine on see, mis on selle tekitanud. Kui palju me eestlased jäätmeid tekitame? Me tekitame neid 2 korda vähem kui taanlased, mis on ju tohutult hea, me oleme juba rohelised. Aga reaalsus on selles, et see põhjus ei ole mitte see, et me oleme väga rohelised, eks ole, vaid põhjus on see, et me oleme lihtsalt 2 korda vaesemad kui taanlased. Et kui meil ühel päeval on sama palju raha kui taanlastele, kujutage ette, kui palju saaks nagu osta, kõike saaks internetipoest tellida ja me saaksime nagu tarbida. Ja jäätmekäitluses ongi väga selge korrelatsioon, et nii kuidas kasvab majandus, nii täpselt samas tempos nagu kasvab tegelikult nagu jäätmete teke ka. Et kui me ühel päeval oleme samasuguse SKP-ga nagu Taani, siis see suure tõenäosusega maht on nagu sama. Suures perspektiivis nagu vaadates, nagu, et kui me räägime eestlastest kui niisugustest kui palju me tarbime, siis täna on nagu välja arvutatud see, et kui kogu planeet tarbiks nii palju kui eestlased, siis meil oleks vaja 2,5 planeeti. Ja kuidas see arvutatakse, on niimoodi, et planeet iga aasta tekitab teatud koguse ressursse, natukene naftat, siis vett, eks ole, planeet tekitab neid kõike juurde. Ja kui me võtaks need ressursid, paneks lattu ja lepiks kokku, et me tohime ainult neid ressursse aasta jooksul kasutada, mis planeet iga aasta juurde tekitab. Ma väga lihtsustan seda juttu praegu. Aga et me tohime kasutada ainult nii palju, kui planeet suudab taastoota. Ja näiteks eelmine aasta oleks see ladu tühjaks saanud 29. juulil maailmas. Kõik ülejäänud pool aastat, kõik need ressursid me võtame nii-öelda tuleviku generatsioonide arvelt. Riigid on üha rohkem nagu rääkinud sellest, et me peame nagu tegema muutust, vaikselt teeme neid muutusi. Üks muutus, mis meid kõiki nagu mõjutab, on see, et Euroopa Liit on öelnud, et selleks aastaks peab tegelikult 50% nendest olmejäätmetest, mis me tekitame, uuesti materjalina jõudma ringlusse. Ja väga oluline rõhk on sõna ringlusel. Et kui siiamaani on räägitud taaskasutusest, siis taaskasutuse alla tegelikult läheb ka näiteks põletamine, mis ütleme looduse sõbral ajab nagu peaturri, eks ole, aga siin on väga selge eesmärk, et see ütleb, et 50% sellest, mis me toome poest endale kottidega koju, sellest 50% peab jõudma uuesti materjalina ringlusse. Kus maal Eesti on? Oleme me selle täitnud? Oleme seal lähedal, kaugel? Pakkuge. Kes pakkus 30? Väga super luks, jaa. Eestis läheb 30% ringlusse, Vahepeal me tegime ühe hookus-pookuse, me muutsime arvutusmudelit ja siis oli üle ööga peaaegu 50 täis, aga reaalsus on see, et meil läheb 30% ringlusse ja 70% kuskil siis läheb kas põletusse või läheb prügilasse. Mis teeb muret on see, et see ringluse protsent on 10 aastat seisnud põhimõtteliselt muutumatuna. Ja siin on omad põhjused. Tegelikult selle 50% saavutamine, see on mega lihtne, meil on vaja lihtsalt mõned üksikud nii-öelda seaduse muudatused teha, et see kõik nagu muutuks. Mis ma tahan öelda on see, et siin tuli ennem sellest kohtkogumisest ka juttu, et üks põhjus, miks meil tegelikult me ei ole suutnud seda ringlusse võttu nagu suurendada, on see, et see tänane pakendite kogumise süsteem, ma olen ise suur sorteerija, eks ole, ja mind tegelikult ajab väga turri see, et ma annan nagu panuse, ma olen otsustanud, et ma annan keskkonnapanuse, eks ole, ma sorteerin, ja siis mulle öeldakse, et mine kappa nüüd mööda linna ringi ja otsi endale ise lahendus, kus sa saad nendest asjadest nagu lahti. Ehk siis enamus nendest pakenditest täna tõesti kogutakse läbi avaliku konteinerpargi ja sellepärast me oleme nagu Ragn-Sells siis nii-öelda koos TVO-ga siis aastaid nagu pakkunud nii-öelda oma initsiatiivil seda pakendikotti, sellel on täna üle 10 000 leibkonna, kes seda kasutab. Et meie mõte on nagu see, et
on aus, kui inimesed, kes sorteerivad, saaksid need pakendid ära anda kohe oma koduväravas. Et see on nagu üks eeldus, et see süsteem peab olema mugav. Me oleme aastaid ka rääkinud nii-öelda seaduseloojale sellest, et läheme sellelt süsteemilt üle sellele süsteemile, aga seal on väga palju vastasseisu. Põhiline vastasseisu sisu seisneb selles, et selle et väga odav on koguda pakendeid, kui sul on üks konteiner seal kuskil kaubanduskeskuse taga. Aga see ei täida nagu eesmärki, see pole selle asja mõte, et me täidame mingit linnukesi, et meil on pakendikonteiner kuskil metsas, eks ole, vaid eesmärk on see, et kuidas me saaksime võimalikult palju nagu pakendeid ringlusse võtta. Üks probleem mitte ainult Eestis, vaid tegelikult nagu Euroopas ja Skandinaavias väga suur probleem on see, et on väga suured põletusahjud. Need tihti kuuluvad riigile, need tihti kuuluvad omavalitsustele. See on tohutult valus teema minna sinna, et kas seda põletust peaks maksustama või mitte. Aga me kõik saame aru sellest, et see ei ole ressursside jätkusuutlik kasutamine, kui me võtame näiteks pappkastid ja asjad, põletame need lihtsalt seal ahjus ära ja järgmine päev läheme nagu metsa saagima, et need uuesti teha. Ja teine väljakutse, et kuna see põletamine on nii tohutult odav, siis nagu meil kui nii-öelda jäätmete taaskasutamisega tegeleval ettevõttel on tegelikult samasugused väljakutsed, et materjale jagatakse 3 kategooriasse, tegelikult 4 kategooriasse. On materjalid, millel on positiivne väärtus, on materjalidel, millel on 0, ehk me näiteks pakime, sorteerime ära ja saame ringlusse suunata, aga me ei saa nende eest raha. Ja siis on materjalid, mis on negatiivse väärtusega, ehk tootja ütleb, et jah, ma saan need ringlusse võtta, aga ma vajan teie käest nagu raha juurde, et seda teha, ehk on negatiivse väärtusega, ja siis on 4. tüüp, et materjalid, mida ei saagi ringlusse võtta. Ja nüüd kujutage ette, et me seisame näiteks seal enda liini juures, et me paneme need pakendid sinna liini peale, ütleme, see iga tonni sorteerimise kulu on meie jaoks seal Ragn Seltsis kuskil 5-60 eurot, kui need lähevad liini peale, et me hakkame neid liikide kaupa sorteerima, pakkima, transportima näiteks Saksamaale, see on umbes 50 eurot, 60 eurot per tonn, vähemalt, sõltuvalt materjali liigist. Ja siis on sul nagu teine alternatiiv, et tegelikult sa võid 20 euroga viia need nagu põletusahju, et see nagu, ja see ei ole nagu okei dilemma ja sellepärast me oleme ka nagu Eestis rääkinud sellest, et tegelikult võiks kaaluda, et seda põletamist nagu maksustada, et võtta seda nagu motivatsiooni nagu vähemaks neid jäätmeid sinna suunata. Me näeme ka sellest, et tegelikult Eesti on nii väike ja see jäätmesüsteem võiks olla nagu omavalitsustes enam-vähem nagu sarnane, et nii nagu ma ütlesin, et eramajadele olmejäätmete konteiner ja pakendikott, ja kortermajadele siis liikuda selles suunas, et ongi näiteks kas 3 või 4 erinevat konteinerit. Samasugune märgistus üle Eesti, eks samasugused värvilahendused ja kõikidele nagu luuakse see lahendus, et sa saad neid sorteeritud jäätmeid ära anda koduligidel. Ma ei tea, miks seda teha, kui raske see on, ma ei tea. Ja siis on mõningad, mul oli väga hea eelmiselt esitusest näha seda järelevalvet, sest üks asi, mida meie ka nagu näeme seda, et tihti tehakse neid reegleid, kuidas tuleb jäätmeid koguda, aga praktiliselt nagu ei tehta seda, et nagu järeltšekki, et kas seda niimoodi tehakse ka või mitte. Et kas vana paber on vana paberi konteineris või on ta hoopis siis olmejäätmete konteineris. Loomulikult selline klassikaline kommunikatsiooni teema, seda, kuidas nagu Ragn Selts näeb seda kommunikatsiooni, et kuidas see muuta nagu mega lihtsalt, kas näiteks pakendite sorteerimine, meie nagu näeksime seda, et kõikidel pakenditel oleks peal värvitäpp, selle konteineri värvitäpp, kuhu see tuleb panna. Et sa ei pea nagu mõtlema, et kas see läheb nagu paberisse, läheb see pakendisse, läheb see klaas ja sa vaatad seda värvitäppi, mis seal peal on ja selle järgi sorteerida. Mega lihtne. Mine tea, võib-olla ühel päeval jõuame sinna. Ma ise tohutult usun nagu niisugusesse teenuse disaini ja selle lihtsusesse, eks ole. Millesse ma ei usu, on munitsipaliseerimine. Aga muidugi, see kõige põnev, selleks te oletegi siia tulnud ju tegelikult, eks ole, et teada saada, et mis siis on, et tuleb nagu üks auto ja kallab siis kõik kokku. Et tegelikult sellel legendil on nagu 2 põhjust. Et üks põhjus on see, et me kasutame 2 kambriga autosid ja kui seda eest vaadata, see näeb välja nagu tavaline siis jäätmeveok. Ja inimesed nagu näevad, et sinna autosse läheb näiteks mingisugune olmejääde ja siis läheb nagu teisele poole lähevad näiteks biojäätmed ja siis tekib kohe nagu legend, et appi, et ma nägin, et kõik läksid ühte autosse. Aga on teine põhjus veel.
mis jäätmekonteiner on pildil? Väga hea pakkumine. On veel pakkumisi? Õige vastus on veel tulemata. Super, paber. See on tegelikult papi ja paberikonteiner. Ja kui me kõik väga hästi pingutame, siis me leiame selle pappkasti siit ülesse ka. Neid legende, et tuleb üks auto, me ei kuule kunagi eramajade juures ja eramaja klientidelt. Kus sa neid kuuled, on kortermajad. Ja kortermajade juures tõesti tihti juhtub niimoodi, et ma ei tea, kas ei viitsita neid silte lugeda või on see olmekonteiner nii täis, eks ole, et siis nagu inimene tuleb juba kottidega välja ja siis ta vaatab, et ma ei tea, see konteiner on täis või natukene nunine, siis ta viskab need nagu biojäätmed või olmejäätmed sinna näiteks paberikonteinerisse. Ja siis on selge, et kui autojuht tuleb, teeb hommikul selle paberikonteineri lahti, vaatab sinna sisse, sealt vaatab selline nagu, ütleme, pläust vastu, siis on selge, et see paberiauto ei võta seda peale. Ja nüüd, kui tuleb, siis tõstetakse autoarvutil see konteiner nii-öelda olmeauto tuuri, tuleb olmeauto, tõmbab peale olmejäätmed ja tõmbab selle rikutud vanapaberiga peale. Ja ossa poiss, kui keegi seda hetke näeb, siis nagu klienditeenindus hakkab saama kõnesid. Aga tegelikkuses on niimoodi, nagu ma ütlesin, paber on positiivse väärtusega materjal, meie jaoks oleks nagu väga hea, kui olekski nagu seal ainult paber sees, siis paberit me saame müüa, aga need jäätmed me peame viima põletusahju ja põletusahju väravast peame meie maksma, mitte näiteks Eesti Energia ei maksa meile, et te tõite meile väga head kütet, vaid meie peame maksma Eesti Energiale, et me need jäätmed siin üle anname ja sellepärast me peaks nagu, see ei ole nagu tark tegu võtta nagu väärtuslik materjal ja viia ahju. Üks legend on veel jäätmekäitluses, et kas neid segaolmejäätmeid ikkagi nagu sorteeritakse, et kas ei ole robot, et ei peaks nagu kodus üldse sorteerima, mõnus oleks, viskame kokku ja robotid teevad selle töö ära. Mõned ettevõtted ka räägivad nii Eestis kui ka maailmas laiemalt, et neil niisugused robotid on, tegelikult on see nagu kõik puhas rohepesu, et selliseid roboteid maailmas ei ole. Ütleme, puhtteoorias isegi robotid on olemas. Aga kui robotid selle töö ära teevad, siis sellest mingit kasu ei ole, sellepärast et need materjalid on nii määrdunud, et kujutate ette seda segaolmejäätmete konteinerit, eks ole, seal on mingid vanad suppi sees, eks ole, mingid ehitusjäätmed võib-olla teinekord ja siis seal on nagu mingid, peaks nagu teoorias olema nagu puhast materjali, et see on nagu korralik, eks ole, korralik pläust, eks ole, ja kujutad ette, et me hakkame siit nagu võtma nagu materjali robotiga välja, et see materjal, mida sa saad siit nagu kätte, on nii määrdunud, et ükski ümbertöötleja ei ole valmis seda kasutama, sest ta ütleb, et see on nii räpane, et ta peab kulutama väga palju energiat, keemiat, vett, et seda puhtaks saada. Ja seepärast tuleb meil endal kodus see väikene töö ennem ära teha, et me biojäätmed eraldame, me pakendid, klaasid eraldame, eks ole, ja vanapaberi eraldame, et me peame kodus selle väikese nagu sammud ära tegema ja siis voila, saab need järel sorteerida. Igal asjal on vähemalt 4-5 elu. Et kui me võtame, et meil on nagu tarbijana see valik, et kas me viskame selle segaolme jäätmetesse ja see põletatakse ära, näiteks see vana paber, või me paneme selle paberikonteinerisse, iga kord paneme paberikonteinerisse ja me teame, et me saame anda 5 elu, eks ole. Algust on printeri-paber, ongi tehtud uuest tselluloosist, siis tast saab laste joonistuspaber, ajaleht ja lõpuks munakarbid. Ja munakarpidega tõesti pole enam midagi teha, siis nad lähevad näiteks energiasse. Mis jogurtitopsidest saab? Igas kodus on, siin ruumis on ka stepslid. Jogurtitopsis on natukene energiat. Mahlapakkidest üks selline ringlusse võtu nagu tohutu väljakutse on see, et 30 aastat tagasi oli ringlusse võtmine oluliselt lihtsam, sest pakendid ja materjalid olid kõik homogeensed ehk üheliigilised. Klaas oli klaas, metall oli metall, tänapäeval tehakse selliseid hübriidpakendeid, eks ole, kus mitmed erinevad materjalid on kõik kokku segatud ja selle taaskasutamine on tohutult raske. See on üks põhjus, miks tekstiili taaskasutamine või ringlusse võtmine on peaaegu võimatu. 20 aastat tagasi meie riided olid kõik puuvillast, täna me teame, et seal on nailon sees, seal on polüester sees, eks ole, ja lammutada need uuesti nii-öelda homogeenseteks materjalideks, see on tohutult energiamahukas. Võiks öelda isegi, et see
Pole võimalik, on ju. Ja noh, näiteks tetrapakk ka ringlussevõtu mõistes mega väljakutse, siin on vähemalt 3 kihti, siin on peal on plastik, see ilus apelsini pilt on paber ja sees on odavamatel värv, parematel niisugune foolium, on ju. Aga ainukene materjal, mis saab siit kätte, on see kartong, see on hästi pika kiuga, väga tugev ja sellest tehakse kipsplaadi ümber olevat paberit. Ja seda, kuidas seda tarbimist nagu vältida, seal on nagu nii lihtsaid samme, mille lubadused te saate nagu täna õhtul siin ja samas praegu anda, on ju, et kui te lähete nagu homme nagu poodi, siis te ütlete, et ma ei võta seda plastikpudelis vett, mul on oma pudel kaasas, see on parim. Teate, see on nii jaburus, et kui me mõtleme, et selle pudeli tootmiseks me kulutame 3 korda rohkem vett, kui see sisaldab. Just, see on veel jaburam. Ja meil on lahendus olemas, paned oma pudeli, kasutad seda, kui palju tahad, on ju. Poekottidest, no sellest ma ei hakka rääkima, on ju. Minul on endal selline reegel, on ju. Kui ma lähen kohvi ostma, ma nagu karistan iseennast, et kui mul ei ole oma topsi kaasas, ma ei osta, on ju. Ükskõik kui unine ma ei ole, ma ei osta kunagi sellesse papptopsi, on ju. Iga päev Eestis müüakse umbes 150 000 ühekordset topsi, millega mitte midagi teha ei ole, on ju. Ja kui raske on see, et me võtame oma topsi kaasa? Näiteks, ma olen nõus sellega, et mingitele asjadele võiks tegelikult panna, meil ei meeldi maksud, aga mingitele asjadele tegelikult võiks olla maks. Et kilekott samamoodi, Iirimaa tegi 15 aastat tagasi kilekottidele maksu, põhimõtteliselt päeva pealt kukkus kasutamine 80%. Miks? On ju? Sellepärast, et 90, vabandust, jah. Et lihtsalt sellepärast, et me ei osta neid kilekotte sellepärast, et meil on neid tohutult vaja. Me ostame sellepärast, et need on tasuta. Meil täiesti ükskõik sinna poodi minnes, kas mul jäi kott koju või mitte, eks ole. Ma võtan selle. Ja siis seda kilekotti võiks 20 korda kasutada, aga ma lähen koju, ma panen sinna prügi sisse, on ju, viskan minema, on ju. Mis on prügikoti ja poekoti vahe on see, et prügikotti me ei saa enam ringlusse võtta, aga poekoti saame. Ja sellepärast ei ole poekotte hea kasutada prügi jaoks. Vot. No jaa, aga kõige targem, kõige nutikam oleks see, et me kasutaks teda vähemalt 2-30 korda ja kui ta siis on räbal, siis kasutame pakendi jaoks. Vot, nii et mu mõte ongi see, et aitäh, et ära kuulasite ja andke igaüks endale üks väikene lubadus, mida ma nagu tänasest peale nagu muudan, et kas see on kohvitops, kilekott, mis iganes. Vot, aitäh teile! Inimesed uurivad tihti, mida tähendab pakendikonteineritel olev silt puhtad pakendid. Kas tõepoolest peab kasutama vett ja nõudepesuvahendid ja kõik need pakendid ära pesema? Tegelikkuses piisab sellest, kui me määrdunud pakendid lihtsalt läbi loputame. Võtame natukene vett, loputame läbi ja tegelikult puhast ongi. Ka ketšupipudel loputa puhtaks ennem, kui paned selle pakendi konteinerisse. Piimapakist kalla välja viimane tilk piima. Ja näiteks nii määrdunud pakendeid ära pakendi konteinerisse pane. Loomulikult pestakse kõik pakendid ka tööstuslikult üle. Kuid kui pakendid on väga määrdunud, siis ümbertöötlejad neid ei soovi, sest nende puhastamiseks kulub niivõrd palju vett, energiat ja keemiat, et see lihtsalt ei tasu ära. Taaskasutuse maailm on hästi põnev. Suuresti kõik, mis me oleme kodus välja sorteerinud, nendest saab midagi teha, midagi uut. Näiteks, kui me võtame tetrapaki, siis tetrapakk on küll taaskasutuse mõttes päris suur väljakutse, sest siin on 3 erinevat kihti materjali. Siin peal on plastik,
Siin keskel on kartong ja sees on selline metallilaadne materjal. Aga sellele vaatamata saab seda taaskasutada. Kõige väärtuslikum on siin vahel olev kartong, mis on hästi tugev materjal. Ja kuidas see kätte saadakse, on see, et siit kraabitakse pealt ära plastik ja siis võetakse välja see kartong. Ja selle kartongi järgmine elu on kipsplaatide ümber olev paber. Näiteks plastpudelitest saab aga teha riideid, selliseid softselle, fliise ja spordirõivaid. Ühe sellise värvilise jope valmistamiseks kulub umbes 15,5 liitrist plastikpudelit. Jogurtitopsid võiksid ennem pakendikonteinerisse panemist läbi loputada. Mis nendest saab, on näiteks stepslid ja lambilülitid, mis on meil kõigil kodudes olemas. Kodukeemiapudelite pealt on kõigepealt vaja vaadata, et ega seal ei ole ohumärgiseid. Kui ohumärgiseid ei ole, siis see sobib väga hästi pakendikonteinerisse. Näiteks selline pesukeelipudelist, sellest tehakse toidukaste, poekorve, õllekaste ja palju muud sellist tugevat plastikust kastikesi. Metallpurke aga saab peaaegu kasutada kõikjal. Näiteks võib nendest teha sportautosi, elektriautosi, ükskõik milliseid asju saab metallist teha. On põhimõtteliselt 2 valdkonda ainult, kus neid ei saa kasutada. See on kosmosetööstus ja lennukitööstus. Seal on esmatähtis turvalisus ja seal tuleb alati kasutada kõige uuemat toorainet. Kui vana paberit ja plasti saab taaskasutada umbes 5-7 korda, siis klaas on väga fantastiline materjal. Seda saab taaskasutada peaaegu lõputult. Klaasi me sorteerime ära värvide järgi, roheline eraldi, pruun eraldi ja läbipaistev klaas eraldi. Ja siis tehakse sellest uuesti pudelid ja purgid. Aga segaklaasist ja klaasipurust valmistatakse hoopis soojustusmaterjal, klaasvill. Tere! Aitäh Rainerile väga huvitava ettekande eest. Kui Rainer nüüd maalis meile võib-olla üsna ka dramaatilise pildi sellest, mis maailmas valitseb ja kui palju prügi siin on, siis mina annan siis ühe lihtsa võimaluse, kuidas me kõik alates homsest saaksime ise midagi ette võtta. Ma räägin kompostimisest ja asun kohe asja juurde. Enne veel, kui ma rääkima hakkan, siis kui ma vahepeal köhin, siis ärge muretsege, te ei pea ära minema. Koroonatest on mul negatiivne. Põhjuseks on see, et nädalavahetus oli maailmakoristus ja seal ma lihtsalt rääkisin üleliia palju. Nii et ma siis vahepeal köhin, et ilmselt täna on asjakohane seda öelda. Nii, miks kõigepealt kompostida? Ma arvan, et väga palju juba sellele küsimusele vastus peitus ka Raineri ja ka Kerli ettekandes. Ja ma võib-olla lisaks siia juurde veel see, et on tegelikult meie enda kätes, mida me muudame prügiks. Kui me paneme oma asjad pakendikonteinerisse, kui me võtame biojäätmed ja paneme need kompostrisse, siis see ei ole prügi, vaid see on ressurss. Nii kui me viskame asjad olmeprügisse, nii saab temast prügi. Nii et ärme siis lase biojäätmetel muutuda prügiks ja kui me võtame näiteks seda, et me keskmisele majapidamisel 3/4 tekkivast prügist on tegelikult biojäätmed, siis on see päris suur hulk jäätmeid, mida me tegelikult saame uuesti ringlusse lasta. Teine põhjus on see, et kui me ise kompostime, me saame ise kontrollida seda, mis toorainet me saame. Kui me ostame poest komposti, siis kindlasti on see hästi tehtud, aga kui me ise teeme komposti, siis me teeme täpselt, mida me sinna sisse oleme pannud ja võib-olla see isegi on nagu emotsionaalselt hoopis teine tunne. Kolmas põhjus on võib-olla see, et kompostimine on kõige normaalsem viis, kuidas näidata lastele looduse toimimist. Me paneme biojäätmed komposti, seal hakkavad mikroorganismid ja vihmaussid toimetama ja kevadel me saame näidata lastele, et sellest on tekkinud juba muld. Ja siit me näitamegi seda, et nii nagu looduses käib kõik ringi ratast, nii tegelikult peaksime meie ka oma jäätmetega toimetama. Ehk siis mitte viskama olmeprügisse, kus me väga rumalasti olmejäätmed või biojäätmed lihtsalt ära põletame, vaid et hoiame need biojäätmed siis loodusringis sees, nii nagu loodus teeb. Ja minu meelest on kompostimine
võiks öelda isegi eestlaste pärandkultuur. Me oleme alati kompostinud, me oleme vahepeal natukene ära unustanud, võib-olla ka sellepärast, et on tulnud kunstväetised peale ja on märksa lihtsam kunstväetistega anda taimedele jõudu juurde. Aga kompostimine on olemas teadusuuringud, mis ütlevad, et need inimesed, kes tegelevad loominguga, kompostimine on looming, ja need, kes aeg-ajalt ikkagi hoiavad näppu mullas, need on õnnelikumad inimesed. Nii et kompostimine teeb ka õnnelikuks. Nii et need on võib-olla 4 põhjust, mis ma täna tõin välja, aga kompostimiseks on muidugi oluliselt rohkem põhjusi. Nii et lähme edasi. Milline on siis hea kompost või milline kompost üldse välja näeb? Ma võtsin siin ühe komposti kaasa ka oma majas, ma ei tea, ma arvan, et te olete vist kõik äkki komposti näinud oma elus. Ta on selline mõnus, näebki nagu mullavoodi välja. Kas on siin keegi, kes ei ole komposti näinud? Jaa, aga... jah. No umbes aasta. See oleneb tingimustest, aga keskmiselt aasta, kuni 2. Aga kompost on siis mõnus, sõmer, mullalõhnaga, tal ei ole enam biojäätmete lõhna küljes ja temast õhkub just seda sügist natuke võib-olla ka kõdulõhna välja. Ma küsin, kes teist kompostib? No peaaegu, et kõik enamus, jah. No siis on see, et võib-olla isegi, et kui teil on siin juurde kommenteerida, siis kohe öelge, sellepärast, et kompostimine ongi minu arust selline mõnus tegevus, kus kõigil on midagi öelda, kõik saavad oma kogemusi jagada. Kuidas kompostimise protsess siis käib? Kompostimise protsess käib siis selliselt, et me paneme kraami kompostrisse, seal hakkavad siis bakterid ja mikroorganismid toimetama, tarbijad orgaanilist materjali ja nende elutegevuse käigus tekibki väärtuslik ja toitainerikas kompostmuld. Kuidas me aru saame, et kompostimine toimib? Me saame sellest aru siis, kui kompostri temperatuur tõuseb. Kui mikroorganismid hakkavad seal toimetama, alguses toimetavad siis termofiilsed, pärast siis hiljem mesofiilsed, temperatuur hakkab tõusma ja temperatuur tõuseb kuni 70 kraadini. Ja ta püsib seal paar päeva, ta võib isegi kauem püsida ja siis ta hakkab siis uuesti langema, seal siis hakkavad juba teised bakterid toimetama, lõpuks siis ka vihmaussid ja seened ja muud loomad. Niimoodi me saame aru, et kompostimine toimib, temperatuur tõuseb. Kuidas? Sa tunned seda käega ja kevade sügisel sa näed, kuidas ta ka aurab. Kui mina olen maal üles kasvanud ja meil on alati olnud talus kompostikast ja ta kogu aeg auras ja mina kujutasin ette, et seal elab draakon. Nii et mina olen kompostriga alati rääkinud ja kujutasin ette, et seal on draakon sees, kes on minu sõber. Ja mõnes mõttes oli mul õigus ka, et seal küll ei olnud draakonid sees, aga seal on ju tegelikult miljonid bakterid ja mikroorganismid sees, nii et ta tegelikult on ikkagi elav organism. Nii, aga siis kuidas siis komposti teha, et komposti jaoks tuleb panna asjad kihiti ja panna kihiti nii roheline kui siis pruun kiht. Mis on siis need roheline ja pruun kiht? Roheline kiht on põhimõtteliselt kõik, mis on märg, ehk siis lämmastik, ehk siis toidujäätmed, roheline muru, kõik, mis on märg ja tihke. Ja pruun on siis kõik, mis on kuiv, ehk see on süsinik. Ja seal on siis kõik puuoksad, lehed, oksad, ka sealhulgas munakarbid, papistorud, neid võib ka kõiki panna kompostrisse. Ja niimoodi siis panna kihiti, kõigepealt siis pruun, siis roheline, pruun, roheline ja siis jälle uuesti pruun. Jällegi, et siin on kõigil tekib oma retsept, umbkaudu võiks olla see, et pruuni on võib-olla nõks vähem, rohelist nõks rohkem, aga eks seda ole näha juba ka selle pealt, kas kompost hakkab tööle või mitte. Nii, ja komposti puhul on 3 olulist põhimõtet. On kohevus, niiskus ja tasakaal.
kohevus tähendab seda, et kompostris peab olema bakterite ja mikroorganismide tööks vajalik õhku. Ta peab olema kohev, et ta ei tohiks olla väga tihke. Kui ta läheb väga tihkeks, siis nad ei saa enam õhku ja nad ei saa seal enam süüa. Nii et aeg-ajalt peab võib-olla ka kompostikasti segama, et seda õhku sinna juurde tuua, kui ta on liiga alla vajunud. Ja kohevust saab siis ka tõsta just selle pruuni ainega. Niiskus on siis see, et niiskust ei tohi olla liiga palju ega liiga vähe. Kui teda on liiga vähe, siis mikroorganismid jälle ei saa seal tööd teha, kui on liiga palju, siis samuti mitte. Peab olema parasjagu. Ja tasakaal, et peab olema siis rohelise ja pruuni kihid peavad olema tasakaalus ja samuti oleks hea, kui kompostrisse mitte panna üheliigilisi asju. Näiteks ma teengi ainult õunakompostri, et sellest ei tule suurt midagi välja. Et ikkagi on hea, kui on seal võimalikult palju eriilmelisi asju, siis ta on selline hea, mitmekülgne ja pakub siis ka tulevikus meie köögitaimedele siis palju toitaineid. Nii, mida võib siis üldse kompostida? No laias laastus aiajäätmed ja köögijäätmed. Aiajäätmetest lehed, oksad, närtsinud lilled ja nii edasi. Ja köögijäätmed siis kõik see, mis meil jääb söömisest üle. Munakoored, kartulikoored, võib-olla hallitanud saiad, võib-olla veel midagi. Aga siis lisaks sellele võib panna kompostrisse salvrette, munakarpe, majapidamispaberit. Nagu Rainer ütles, et see on juba jõudnud oma elutsüklis viimasele tasemele ja ei ole mõtet teda ka põletusse saata, vaid kasutame seda ära kompostimisel. Suurepärane materjal seal selleks, et niiskust vähendada. Ja loomulikult siis saepuru, turvas, pelletid, oksad ka. Nii, aga mida kompostrisse mitte panna? Siin on muidugi ka koolkonnad, et osad ütlevad, et neid asju kindlasti ei tohi panna, teised ütlevad, aga vahest ikka võib. Aga ma toon siis mõned näited siin, kindlasti on teil võib-olla veel. Ühesõnaga, kõige olulisem reegel on see, et kompostrisse ei tohiks panna mitte midagi, mis pole orgaaniline, mida ei saa bakterid ja mikroorganismid süüa. Aga siin võib olla ka halli ala, et näiteks biolagunevad nõud. Biolagunevad nõud ei sobi kompostrisse. Seal on tihtipeale ikkagi ka plastiosa sees, nii et nad ei kompostu kuidagi ja nagu näete, et need nõud, mis siin on, need ei ole isegi mitte biolagunevad, vaid komposteeruvad nõud. Ja need on võetud siis 1,5 aastat hiljem kompostikastist välja, aga näete, täiesti terved. Ei lähe nad kuskile. Ja teine on siis komposteeruvad kilekotid. Meie käest on ka hästi palju küsitud, et kas need, millel on peal märge, et on koduseks kompostimiseks mõeldud kilekotid, et kas neid võib kompostrisse panna. Ja meie juures on ka palju tootjad käinud ja küsinud, et kas te hakkaksite meie toodet promoma läbi kompostiloni, et meil on imehead, väga hästi ära testitud kilekotid, mis on tõesti koduseks kompostimiseks mõeldud. Koduse kompostimise puhul on siis kriteerium see, et seal ei pruugi temperatuur alati tõusta 70 kraadini ja seal siis piisavalt kaua püsida. Tööstuslikul puhul alati ta on seda, aga koduses mitte. Nii et see koduse kompostri jaoks mõeldud kilekotid on justkui nagu peaks kindlasti kompostima, aga ei komposti. Seal ülemise taldriku sees on siis kilekott, mis on mõeldud koduseks kompostimiseks ka 1,5 aastat hiljem välja võetud. Ma olen nüüd ka oma kompostikastis erinevaid brände kasutanud, mitte ükski ei ole neist ära lagunenud. Ja kokkuvõttes tegelikult võib-olla ei ole sellest ka midagi lugu, kui see kilekott seal kompostikastis on, et ega ta midagi otseselt nagu halba ei tee, aga ega ta midagi juurde ka ei anna. Nii et milleks teda siis panna? Siis on tuhk, et osad ütlevad, et tuhka ei tohi kindlasti panna. Tuhka ei tohiks panna siis, kui see tuleb näiteks kaminast, kus põletatakse ka pakendeid. Siis tõesti ei tohiks panna, sest
pakendeid. On inimesi, kes põletavad oma kaminas ja ahjus pakendeid ka. Et siis kindlasti ei tohiks seda tuhka panna, sest sealt tulevad siis ka kõik need mitte väga hästi ära põlenenud keemilised ühendid ka kaasa. Mul olekski hea paneda, siis tomatid kasvatavad selle, siis saadab nagu tagasi selle. Noh. Nojah, eks see tuleb lõpuks meile endile tagasi. Aga tuhka tasub panna ka mitte liiga palju sellepärast, et ta tõstab pH taset, et seetõttu ka. Natuke loomulikult võib, kui on ainult puid põletatud ja õlid ja rasvad. Õlid ja rasvad on nüüd sellised, mis tekitavad selle õlikihi ja hülgavad vett, et siis jällegi need mikroorganismid ei saa seal hästi töötada ja nad ei saa niiskust, nii et õlisid seetõttu ei maksa panna kompostrisse. Taimehaigustega oksad on see lugu, et kui te olete täiesti kindlad, et te teete kompostrit hästi, et temperatuur tõuseb, ta püsib seal paar päeva vähemalt 70 kraadi juures, siis võib panna ka taimehaigustega oksi, sest siis need haigustekitajad kaovad. Kui te ei ole sellest päris kindlad, siis võib-olla ei maksa panna, sest muidu te kannate jälle siis need haigused mööda aeda laiali. Siis ma ütlesin juba, et liiga palju ühte sorti materjali ei ole mõtet panna ja männiokkad, käbid, need lihtsalt, nad on nii vaigused, et need ei lagune ära. Ise tean, no suvekodu on mändide all. Tsitruselised, samuti jälle mikroorganismid ja bakterite, need seda hapet ei armasta eriti. Natuke panna pole hullu, aga liiga palju panna, siis nad ei taha seda. Seal on nüüd teema just selles taimekaitsevahendis, pestitsiidides. Ma olen lugenud teadusartikleid, mis ütlevad, et need tõesti kaovad ära mingi aasta jooksul. Nüüd on nende taimekaitsevahenditega on see lugu, et me ei saa ju kontrollida, et kas ta on nüüd sealt ära läinud või mitte. Et siis, kuna me ei saa seda kontrollida, siis on seal nagu kaks varianti. Et kui kasutada seda komposti aiasaaduste kasvatamisel, võib-olla siis mitte panna ikkagi. Või siis, kui on nagu variant, et sa saad hoida seda komposti vähemalt 2 aastat, enne kui sa teda kasutusele võtad, siis võib panna. 2 aastaga ta kindlasti juba sealt kaob ära. Ehituspuit, kuigi puit on iseenesest kompostuv aine, aga puit enamuses, kuigi sa aru võib-olla ei saa, on immutatud mingite ainetega. Nii et selles osas tuleb olla hästi-hästi ettevaatlik, et need ei sobi kompostiga hästi. Tolmukott, tolmuimega koristate oma maja või korterit, see tolm tegelikult tihtipeale on hoopis ka mikroplastik, et seda ka ei tasu panna. Et siis te lihtsalt panete plasti sinna kompostikasti. Ravimite puhul ma arvan, et ma vist ei pea ütlema, et ilmselgelt mitte. Grillsüsi, täpselt sama lugu, teda on tihtipeale immutatud mingite ainetega, ei maksa panna. Nahk, täpselt sama lugu, jällegi immutatud. No kui sa kompostid naabrimehe nahka, siis seda võib panna, aga praegu mõtlesin pigem nahktagisid või mingisuguseid nahkkesemeid, nahkvöösid, et need on tavaliselt immutatud. See ei tähenda seda, et see ei ole see nahk, mis tuleb kanatoast? Ei, jah. Nii, lemmiklooma väljaheited, ka umbes sama lugu, et koerad enam tegelikult nagu päris toitu ei söönud, söövad ikkagi päris tehistoitu. On üks asi ja teine asi on siis see, et loomadel on tihtipeale ka parasiidid. Ja kui jällegi, et ei ole kindel, et see temperatuur on piisavalt kõrge, piisavalt pika aja jooksul, et need haigustekitajad seal ära tappa, siis võib-olla ka ei ole mõtet neid panna. Nii et iga kord, kui siin ei ole ühtki nagu päris nagu no-no'd, aga kui me teame, et mis seal taga on ja mõtleme läbi, et milleks me seda komposti kasutame, siis me saame ka vastused. Kuidas? Piimatooted on ka, et nad enam-vähem nagu sama asi, mis on lihaga, et nad ka ei komposteeru kiiresti, nad samuti kutsuvad loomi kohale, põhimõtteliselt sama rida. Kas kanaliha võib panna? Mida? Kas kanaliha võib panna? Kanaliha?
kanakakad? kanakakad võib väga panna. Poes isegi müüakse kanakakakraanuleid. Jah. Kõik, mis on taimetoidulised loomad, need on kõik väga head. Nii, millist kompostrit siis üldse kasutada? Meie seaduste järgi siis on see, et kui on hajaasustus ehk siis külas, kus ei ole väga tihedalt maju, võib kasutada kõige jaoks lahtist kompostrit. Paned nii aiasaadused kui ka siis köögijäätmed ühte kompostrisse, mis on lahtine. Kui on tiheasustus, siis tuleb toidujäätmed panna kinnisesse kompostrisse ja aiajäätmed siis kompostida lahtises. Ja lahtine komposter, no siin on tõesti väga-väga palju võimalusi, kuidas seda teha, saab ime lihtsalt selle kokku klopsida, saab vähe ägedamalt teha. Ma kindlasti soovitan, kui nüüd keegi pole veel teinud endale kompostrit, teha vähemalt 2, kui isegi mitte 3 jaotusega. Siis on see, et kui üks on täis ja hakkab seal toimetama, siis sa saad juba järgmisesse panna. Ja kui ka siis ümber kaevata siis kevade seda kompostikastri, siis sa saad ka juba need asjad, mis ei ole ära kompostinud, panna järgmisesse. Et märksa lihtsam toimetada kui ainult ühega. Ja kompostikast tuleb kindlasti panna mulla peale, et mitte siis ehitada talle mingit kivist alust, mida ma olen ka näinud. Vastupidi, just tuleb mulla peale panna, et tal oleks võimalus sellel ka vedelikul ära imbuda sealt kompostikastist. Ja samuti on soovitus oodetada kompostikast võrguga, et see siis hoiab ka närilised eemal. Ja võib ka selle kaane peale panna aeg-ajalt, et see jälle hoiab linnud eemal, hoiab närilised eemal ja kui on väga päiksepaisteline päev, et siis ka on hea jälle kaan peale panna, et ta liiga ära ei kuivaks, eriti kui on päikse käes komposter. Ja kinniseid kompostereid, et jällegi mitu varianti, et on võimalik siis oma lahtine komposter ehitada kinniseks, paned kaane peale, põrk ümber ja siis ta on juba kinnine. Või siis on võimalik osta ka poest väga erinevaid kompostereid, tavalisi kompostereid plasmasist ja on ka soojustatud, nii et sa näed ka seda temperatuuri seal peal ja need toimetavad ka siis talvisel ajal. Ja need kompostrid, täpselt sama lugu tuleb samuti mulla peale panna, et mitte siis kuskile eraldi garaažinurka. Ja nende selliste kompostrite puhul on hea nipp võib-olla ka, et kuna ta on ju kinnine, sinna läheb palju toidujäätmeid sisse, siis on hea mugav variant, see küll maksab, aga panna turvase kott sinna kohe juurde, et mitte otsida siis endale mingit seda pruuni ala või pruuni ainet kogu aeg juurde, vaid et ongi sul turvase kott, et nii kui sa toidujäätmeid sinna sisse paned, nii sa paned ka turvast kohe peale. Et siis kogu aeg ta läheb seal kihiti. Nii. Kas sellega kompostinud kiiremini või sama aega? Nende kinnistega ei, ta on ikka sama aeg. On olemas ka kiirkompostreid, need on siis elektrilised kompostrid, nii ma ka näitan kohe. Need, kuhu sa paned siis ka juurde lisabaktereid ja siis nad toimetavad tõesti kiiremini. Ajamaks on soojustatud komposter kiiremini, et see toimetab talvel ka. Jaa, just, et see elektriline ongi just sellepärast hea, et ta teeb kohe selle asja soojaks ja kohe hakkab selle asi toimetama. Aga ma näitan ka kohe neid erinevaid kompostreid, et no see on näiteks trummelkomposter, mitte elektriline. No selle võlu on see, et sa saad kogu aeg keerata, kogu aeg õhutada. Hästi lihtne. Ja ma nägin siin väljas ka seda. Siis on Eesti innovatsioon WasteFox, mis ongi siis elektriline ja saab panna rõdule ja seal ta siis toimetab aasta ringi. Ja see on siis mõeldud tõesti nii, et sa paned ka siis selle bakterite pulbri ka sinna juurde, nii et ta hakkab siis kohe toimetama. Aga siis on ka selliseid disainivärke, et ongi köögis selline komposter, ilus ja nägus, elektriline, saad kohe mulla kätte. Või siis päris mööbli sisse juba integreeritud. Siis on ka sellised kompostrid, mis näevad välja nagu pesumasinad. Panedki siis oma pesumasina kõrvale, siis kompostri ka ja siis ta seal siis toimetab. See on üks Hiina variantis. Aga see on siis selline väiksem laua peale, et seda ma olen ise ka näppinud. Nii, siis on küsimus, kas talve saab ka kompostida? Jah, saab küll.
lihtsalt tuleb natuke võib-olla rohkem vaeva näha, aga põhimõtteliselt kui kompostri sees on soojus olemas, siis saavad bakterid seal endiselt toimetada. Et siis on see, et lihtsalt tuleb natuke sügavale panna need toidujäätmed sisse, sooja vett peale, jälle siis ära katta ja jälle toimetab. Aga paljud ka jätavad kompostri lihtsalt siis talveunne talveks, et siis kevadel sahmakas sooja vett peale ja siis ta hakkab jälle tegutsema. Aga kui ikkagi tahta ka talvel kompostida, täiesti edukalt saab. Mitte mingit takistust ei ole. Ja siis on veel küsimus, et kuidas komposteerida biojäätmeid, mida on liiga palju, näiteks õunu. Et iga sügis on see küsimus, et kuhu õunad panna. No ikkagi kõige parem soovitus on ilmselt maha matta. Et siis ta jääb ikkagi loodusringi sisse, ta ei aja tasakaalu välja kompostikastist ja näiteks peenard alla, täitsa variant tehakse niimoodi, et kaevataksegi siis pikk vagu sisse, aetakse õunad sisse ja siis muld peale, niimoodi. Ja puulehtedega siis näiteks on nipp siis, õigemini seal on isegi 2 nippi. Esimene nipp on see, et lasta muruniidukiga lihtsalt üle peeneks ja siis on ta kevadeks kõik juba läinud ja ongi juba põhimõtteliselt kompost, et neid ei pea ära riisuma. Et mõnes mõttes isegi kuritegelik neid ära riisuda. Ja teine nipp on siis see, et korjata nad kilekottidesse, augud sisse, vett ka natuke sisse ja siis panna nad siis nii-öelda kilekoti kompostrisse. Seal nad lagunevad selline, aastaga päris ära ei lagune, 2 aastaga küll juba. Nii et niimoodi saab ka. Nii, aga siis mida teha, kui kompostimine on aeglane või peatunud, et sa näed, et kompost ei tegutse? Järelikult siis on see, et seal ei ole ilmselt kas piisavalt niiskust, piisavalt orgaanikat. Siis tuleb köögijäätmed juurde panna, niiskust lisada, segada, hakkab jälle toimetama. Võimalik, et seda ainet on ka liiga vähe, et see kompostikast on liiga väike, siis ta kipub ka vahest peatuma. Et kompostikast peab olema ikka piisavalt suur, et tekib see efekt. Komposter haiseb või hallitab, siis see järelikult tähendab, et niiskust on liiga palju, et siis tuleb seda kuivainet juurde lisada, et olgu need siis jällegi siis mingi papp ja paber, pelletid, turvas, mingi selline asi. Komposti ümber sumisevad kärbsed, seda ma juba ka korraks puudutasime, et seal võib olla siis liha sees või jällegi liiga palju köögijäätmeid sees. Et siis katta siis need köögijäätmed korralikult pruunikihiga ja soovitatakse ka need kärbsemunad siis lükata komposti sisse, kui sa neid näed füüsiliselt. Aga jällegi, et kärbsed tavaliselt siis tulevad ikkagi ju nende köögijäätmete peale. Ja külla tulevad närilised, siis on nipp siis see, et tasub kompostikast ära vooderdada siis hästi peene võrguga, mis on siis peene silmaga. Et siis need närilised ei saa sealt sisse ja nad ei tule siis tülitama. Kuidas? Kass valvab kompostikasti. Jah, minul suvemajas valvab rebane. Ta muidugi sööb mul enamuse toitu ka sealt ära, aga põhimõtteliselt ma ikkagi võtan seda kui bioringlust. Nii et las ta siis sööb, komposti on vähem. Hüppab. Mul ei ole kass või seda kaant peal seal. Ja siis, mis veel, et tuleb kaitsta liigniiskuse liigse päikese eest, ikkagi oleks hea, kui vajaduse saab kaant peale panna, kaant ära võtta, peenestada materjali, et kui on liiga suured tükid, siis võtab lihtsalt see komposteerumine rohkem aega. Siis ümbertõstmisega on ka nüüd jälle omaette koolkonnad. Osad ütlevad, et üle päeva tuleb tõsta, osad ütlevad kord nädalas, osad kord kuus, osad kord aastas ja on siis koolkond, kes ütleb, et üldse ei peaks tõstma. Ainult siis, kui sa näed, et on vajadust. Mina olen selle viimase pooldaja, et mis sa tast ikka segad, las nad toimetavad seal, et kui ma näen, et kompost on peatunud või ta on liiga tihedaks vajunud, et siis ma õhutan teda. Aga muidu las nad toimetavad, ta on ju elus organism, et miks ma tast segan ja torgin.
jah, ja kevade siis saab teda üles äratada sooja veega, et sellest ma juba ka rääkisin. Nii, ja siis peaaegu et viimane on siis, et paljude jaoks on see esimene kõige suurem takistus kompostimisel see, et ma ei taha biojäätmeid koguda oma köögis, sellepärast need biojäätmed haisevad. Ja eriti puudutab see veel kortermajade elanikke. Ja tihtipeale need inimesed teevad väga lihtsa vea, et selleks, et kaitsta ennast haisu eest, nad panevad siis biojäätmed kinnisesse ämbrisse. No väga loogiline, et paned kinni, siis seda haisu ei ole tunda ja siis, kui sa lahti teed, siis on haismiskole. Tegelikult tipp on just see, et sa pead samu põhimõtteid nagu komposti puhul kasutama ka juba oma toas. Ehk siis võimaldama sellele samale biojäätmete ämbrile niiskuse äralendu. Mitte kindlasti ei tohiks sinna panna kaant peale, siis see niiskus õhkub. Ja biojäätmete vahele jällegi juba neid munakarpe panna, majapidamispaberit, lehti ja asju, mis kõik niiskust vähendab. Nii et sellisel kujul ta ei hakka kunagi haisema. Et nipp on siis just selle niiskuse vähendamine, mitte siis selle nii-öelda umbsesse kohta panemine. Nii. Ja siin veel paar näidet siis kompostikastidest. See on Lasnamäe majade vahel. Seal on siis üks linnaaed. Seal taga on siis ka need lehekomposti kilekotid. Siin on üks tore isegi 4. komplekt kompostikastidest. No siin on nüüd üks selline kaanega variant kompostikastist. Siin on sellised lahendused, mida siis ka nagu selline hübriidturmlist, et seda saad ka pöörata ja siis ka välja valada lihtsalt selle komposti mulla. Ja siin on üks näide, et kompostikast ei ole midagi sellist, mille sa pead aia nurka kuidagi ära peitma, et on selline kole ja jäkk. Et minu meelest vastupidi, et kompostikast võiks olla täiesti aia uhkus. Ja ta võiks teha ilusa, ägeda, nägusa, miks mitte näiteks ära värvida oma kihelkonna värvidesse, veel kihvtim on ju. Et minu meelest ta võiks olla aia uhkus, mitte see, mida sa nurga taha ära peidad. No ja siin veel eriti uhke, et täitsa kohe kompostimaja. Nii, ja lõpetuseks kompostimisega ei saa mitte kunagi ebaõnnestuda, loodus tuleb sulle igal juhul appi, nii et kompostimisega tuleb lihtsalt fannida ja kompostimist ja kompostikasti võiks võtta täitsa kui elusolendit, kui sinu uut kodulooma, kelleks sul tekib suhe. Nii et need inimesed, kes on alustanud juba kompostimisega, ega need enam naljalt ei lõpeta. Nii, minu poolt aitäh. Kas ma tegin piisavalt kiiresti? Tere, minu nimi on Emil Rutiku. Me oleme kohtunud varasemalt kas läbi teleekraani või kuskil pidu lavadel. Täna räägin oma kirest. See on keskkonnasõbralik elustiil. Üks viis seda harrastada on sorteerida oma muu prügi hulgast välja köögi või aia prügi. Ning sellest, kallid sõbrad, valmistada imelist kompostmulda. Jäätmeid aga tekib väga palju erinevaid. Nüüd vaatame koos, mida võib kompostihunnikusse panna ja mida oleks hea välja jätta. Aiajäätmetega on kohe väga lihtne. Ehk siis kõik, mis teil jääb üle teie põllulapilt või siis aiast, see sobib kompostihunnikusse väga hästi. Näiteks puulehed, niidetud muru, juurviljapealsed, rikinenud kartulid, porgandid, juurviljad, närtsinud lilled. Köögikraami kohta peab natukene rohkem teadma, aga ega siingi ei ole midagi nii keerulist. Kompostida võib kõik võimalikke taimseid köögijäätmeid. No näiteks vana ahjukartul, kapsalehed, till, õunakoored, õunasüdamikud, kohvipaks koos laguneva filtriga. See kõik võib minna teie komposti hunnikusse. Mida aga teha banaani, apelsini, sidruuni, melooni, arbuusi koortega? Nüüd, kui sa oled veendunud, et need on kasvatatud mahedalt, lõika tükkideks, viska komposti, sest sealt sa võid kasutada seda mulda juba oma juurviljade tootmiseks.
idee poolest loomulikult võiks panna ka kassi ja koera väljaheited kompostihunnikusse. Kui teil on plaan kasvatada endale juurvilja sellest samast kompostist, siis see oleks hea, sest koera ja kassi kakas võivad olla haigused. Kui aga tahate seda kasutada lillekasvatuses, mingit probleemi ei ole. Tuld. Mida aga teha liha ja kontidega? Neid ei tohiks panna kompostihunnikusse, sest seal ei ole piisavalt temperatuuri, et lagundada just nimelt see liha ja kondid. Ja teiseks, mis on ka ülioluline, liha roiskub ja see kutsub ligi sulelised ja närilised. Ja nüüd tähelepanu, on kindlasti palju asju, mida mitte mingil juhul ei tohi panna oma kompostihunnikusse. Nende hulgas ravimid, kodukeemia, pesuained, grill, süsi ja tolmuimejakotid. Neid mitte mingil juhul. Rääkimata plasmassist, kummist, konidest, klaasist ja klantspaberist. Aga võtame kokku. Kerge südamega võid oma kompostihunnikus kasutada kõiki juurvilja ja puuvilja jääke ning seda, mida sa lõikad või niidad oma aias. Kahtle siis, kui asja lagundamiseks on vaja kõrgeid temperatuure. Ja kõik, mis on mürgine, hoia kompostrist eemal. Uuri julgesti lisa www.compostillion.ee. Teeme prügist puhast mulda. Tervist kõigile rohenäppudele. Täna me hakkame tegema sellist kompostikasti, mille materjalid on kõik taaskasutuses. Näiteks võime öelda, et seal kaaned ja põhjad on ühe ettevõtte lauariiulid. Ja nad tellisid, aga nad tellisid vale mõõduga ja põhimõtteliselt oleks nad läinud järgmise käiguga jäätmejaama. Mina sain nad kätte niimoodi ja me lõikamegi sellest välja siis nii-öelda kasti põhjad. Kasti küljed on näiteks Keila kellegi elaniku aed, siis on veel Harku vallast ühe elaniku aed. Kruvid nüüd oleme küll ostnud poest selles mõttes, et kruvisid nagu ei kannata väga kuskilt välja keerata ja uuesti taas kasutada. Legona siis on nagu üks külg, siis on teine külg, siin on põhi, siis katus läheb peale, siis see luugi paneme kinni. Otstesse lähevad siis sellised tükid. Need on vaja nüüd kõik nüüd akutrelliga kokku keerata. Kellel akutrelliga keeramise kogemus on, ikka on vast. Ja siis on Vivacolor tuli mulle natukeseks appi ja nende värvikoolitustel üle jäänud sellised värvilõpud. Et me jagame ka rahval laiali, et nad saaksid natuke neid kaste viimistleda. Sest ega siis kompostikast peab olema ka ilus vaadata. Ja kui ta on ka ilus, siis ta nagu häiri silma ja loodame, et ta nagu läbi selle ilu ja loodame, et suudame ka funktsionaalsuse saavutada. Leiab siis laialdast kasutusvõttu, siis eelkõige just korterelamutes. Kindlasti sobib ka rõdule, väiksemasse majapidamisse, puha kuhu panna. Ma olen teinud ettevalmistust nii palju, et võimalikult kiiresti saaks inimesed selle kasti kokku. Ja selle kasti nagu esmane põhimõte ongi see, et oleks selline esimene samm selle kompostimise juurde minemisel. Igas majapidamises midagi üle, näiteks on võimalik ka mingisugusest vanast kapist teha, see komposterkaan peale panna ja ta ka kindlasti töötab mõnda aega. Kui igaüks siit oma esimese kompostikasti oma kätega valmis teinud ja selle koju viib, usun, et see kompostimine muutub palju lõbusamaks ja see on täitsa loomulik asi. Meie vanad esiisad on seda alati teinud ja ma usun, et me peaksime ka seda traditsiooni jätkama.